Olgu selleks siis ammu toime pandud röövi, kadunud saak, kadunud maalid või kummalised esemed, mis tunduvad uskumatud. Ajalugu on täis seletamatuid sündmusi, millele pole siiani vastuseid leitud. Ajaloolased püüavad pidevalt neid mõistatusi lahendada ja võib-olla suudavad nad aja jooksul mõnele neist juhtumitest lõpuks punkti panna. Peaaegu kõigil inimestel maailmas on mingi foobia, olgu see siis ratsionaalseks hirmuks peetav või mitte. Igaüks võib mõista, kui keegi kardab kõrgust või kitsaid ruume, kuid mõned foobiad tunduvad olevat täiesti uskumatud. Näiteks 1000 inimesed kannatavad selle all, et kardavad maapähkli või kleepumist suu lae külge. Ja ma ei räägi siin ainult sellest, et see neile ei meeldi. Need inimesed kannatavad meditsiiniliselt diagnoositava elu muutva hirmu all. Mõned kannatajad suudavad süüa väga väikseid koguseid maapähklivõid, kuid enamasti väldivad nad selle lähedusse sattumist. Üks väga kaasaegne hirm on nimega nomofoobia. Hirm äkitselt avastada, et sinu mobiiltelefon on kadunud. See hõlmab ka äärmuslikku hirmu, et sinu telefonil saab aku tühjaks või puudub levi. Kuigi seda hirmu saab hädaolukordades ratsionaliseerida, arvatakse, et see mõjutab peamiselt inimesi, kes on oma telefonidest sõltuvuses, kuna nad kardavad millest ilma jääda või kellegagi kontakti kaotada. Siis on veel optofoobia, mis on hirm oma silmade avamise ees. Seda mainitakse sageli samas kontekstis kui agorafoobiat, mis on avatud ruumide kartus, kuna selle all kannatajad eelistavad sageli jääda siseruumidesse või pimedatesse tubadesse. Mõned meist võivad pidada neid foobiaid naeruväärseks, kuid need on väga reaalsed, nagu ka teine hirm nimega radiofoobia. See on ioniseeriva kiirguse kartus ning see on põhjustanud paljudel inimestel igapäevaelus raskusi pärast Tšornobõli katastroofi. Üks peamisi probleeme radiofoobiaga inimestel on see, et kiirgus on nähtamatu ja seetõttu ei tea nad kunagi, kas nad on ohus või mitte. See paneb neid sageli halvimat eeldama ning see hakkab mõjutama nende igapäevaseid rutiine ja lõpuks kogu nende elu. Üks näide sellest on kirja pandud meditsiiniajakirjas pärast seda, kui laps külastas haiglat ja tal tuvastati vajadus röntgeni pildi järele pärast jalamurdmist. Pärast seda anti ta tagasi oma emale, kuid ema ei suutnud oma last puudutada, sest ta kannatas radiofoobia all ja oli veendunud, et laps oli röntgeni tõttu muutunud ohtlikult radioaktiivseks. Arst, kes oli röntgenipildi teinud, selgitas, et niipea kui aparaat välja lülitati, hajus kogu olemasolev kiirgus peaaegu kohe ja tema pojale ei olnud mingit ohtu. Paljud inimesed, keda see foobia mõjutab, ei muretse niivõrd kiirguse enda pärast, vaid selle võimalike tagajärgede pärast. On teada, et kiirgus võib põhjustada vähki mõnel inimesel, kes on sellega kokku puutunud, ning seetõttu kardavad foobiaga inimesed, et nad on juba saanud suure kiirgustoosi ja et on vaid aja küsimus, millal nad hakkavad märkama vähisümptomeid. Mõnel inimesel tekib foobia ägenemine näiteks siis, kui nad kuulevad tuumajaamas toimunud õnnetusest või kui räägitakse tuumarelvade ehitamisest. Aga teiste jaoks muutub see püsivaks ning sageli on see kurnav eluviis. Paljudest juhtumitest teatati pärast Tšornobõli katastroofi ja pärast 2011 aastal Jaapanis toimunud Fukushima tuumaelektrijaama õnnetust on eksperdid väitnud, et need hirmud tulenevad tavaliselt kiirguse ohtude ülehindamisest. Aga see fakt ei muuda hirmu vähem reaalseks, ükskõik kui irratsionaalne see teistele meist ka ei tunduks. Võiks arvata, et kui kurjategijad plaanivad julget röövi, arvestavad nad kõigi võimalike stsenaariumitega, et oma kuriteoga pääseda. Kuid ühel juhul, mis leidis aset 2017 aastal Berliinis, Saksamaal toime pandud röövi ajal, jätsid vargad endast maha hulga vihjeid ning nad tabati lõpuks, kuid nende saaki pole kunagi leitud. Selle aasta 27. märtsil abistas nõbudest Ahmedit ja Vassam Renmot turvamees Dennis W, kes oli nende kauaaegne sõber ja töötas Põude muuseumis turvamehena. Ta oli muuseumis töötanud vaid 6 aega, kui kolmik otsustas korraldada julge röövi. Nad murdsid sisse hoone akna kaudu ning kasutasid sees olles rula ja aiakäru, et varastada 100-kilone kullast mälestusmünt nimega Big Maple Leaf. Münt vermiti 2007. aastal, et tähistada Kanada iga-aastase kuldse vahtralehe investeerimismündisarja 30. aastapäeva ning see pandi muuseumis välja. Selle väärtuseks hinnati umbes $4,3 miljonit.
ja kuidagi õnnestus 3 kurjategijal see hoonest eemaldada enne põgenemist. Kui piirkonna valvekaamerate salvestisi kontrolliti, nähti 3 meest eelmisel õhtul sama teed kõndimas riietatuna mustadesse riietesse. Kui nad kinni peeti, kontrolliti Wassami telefoni ja avastati otsingud selle kohta, kuidas suuri koguseid kulda tükeldada. Kui nende põgenemisautot läbi otsiti, leidsid uurijad väikseid kullatükke, mis pani neid uskuma, et münt oli üles sulatatud ja need tükid võidi maha müüa. Kui Wassami korterit läbi otsiti, leidis politsei haruldase Armani jaki, mida oli näha tal seljas turvakaamera salvestisel ööl enne röövi toimepanekut. See koos katkise akna klaasikildudega, mis leiti kinnastelt, oli viimane vihje, mis pitseeris röövlite saatuse. Nende kohtuprotsessin tuli ilmsiks, et Dennis oli pärast röövi hakanud kulutama suuri summasid raha. Ta ostis kalleid autosid ja ehteid, mis ilmselt tema kaasröövlitele eriti ei meeldinud. Talle määrati 3 aastat ja 4 kuud vangistust ning $108,000 suurune rahatrahv. Mis puudutab 2 nõbu, siis mõlemale määrati 4,5 aastat vangistust ning nad peavad hüvitama mündi väärtuse $4,3 miljonit. Aga seda münti pole kunagi leitud. Üks suur probleem, millega tuli Tšernobõli koristustööde käigus tegeleda, oli see, mida teha piirkonda laiali paisatud tonnide viisi radioaktiivse materjaliga. Need seemed olid uskumatult ohtlikud ja võivad isegi tänapäeval põhjustada kellegi surma, kui nad nendega kokku puutuvad. Näiteks esmareageerijate, peamiselt tuletõrjujate kantud vormiriided jäeti Prõpjati haigla keldrisse ning need esemed jäävad sinna veel paljudeks aastateks, sest need on endiselt äärmiselt radioaktiivsed. Kuid mitte väga kaugel jaamast asub piirkond, mis on veelgi ohtlikum ja mis jääb puutumatuks arvatavasti tuhandeteks aastateks. Kui Prõpjati elanikud evakueeriti, pidid nad lahkuma ilma enamiku oma isiklikest asjadest, sealhulgas oma sõidukitest. Need autod, veoautod, bussid ja kaubikud olid radioaktiivselt saastunud ning polnud enam ohutud, kuid need ei saanud lihtsalt sinna jätta, kus nad olid. Seetõttu otsustati need viia kohta, mida nüüd tuntakse sõidukite kalmistuna, mis asub otse linna ääres. Kuigi need sõidukid on kindlasti ohtlikud, on pääste- ja koristustöödel kasutatud sõidukid veelgi ohtlikumad, sest neid viidi otse jaama juurde ning need puutusid kokku kujuteldamatute kiirgusdoosidega. Nende hulka kuulusid tuletõrjeautod, kiirabiautod, tankid ja tavalised sõidukid, mida juhtisid inimesed, kellele anti käsk olukorda jaamas hinnata. Kuid kui kõik oli tehtud, sai selgeks, et need sõidukid tuli piirkonnast eemaldada ja paigutada kuhugi, kus need ei kujutaks kellelegi ohtu. Kui sel oleks lastud jätkuda, oleks see põhjustanud täiendavat saastumist, mistõttu pandi käiku radikaalne plaan. Kõik need sõidukid viidi Burjakivka küla põllule, mis asus umbes 7 miili kaugusel jaamas ning pargiti sinna, kust neid enam kunagi ei nähtud. Enne katastroofi elas külas veidi üle 220 inimese, kuid kõik sunniti evakueeruma ning nüüd ei ole seda enam asulate registris, justkui poleks seda kunagi olemas olnudki. Enne kui need sõidukid sinna viidi, kaevati põllule umbes 30 kraavi ning suur osa kogutud radioaktiivsest materjalist visati sinna ja kaeti mullaga. Seejärel viidi sõidukid põllule, kus nad jäid veel paljudeks aastateks. See koht on endiselt populaarne turismiobjekt, hoolimata sellest, et sõidukid on eemaldatud ning see asub ikka veel keelutsoonis. John Dillinger jääb igaveseks üheks kuulsaimaks ja kavalaimaks kurjategijaks Ameerika ajaloos. Ta sattus juba varakult Mooresvillis, Indianas üles kasvades sageli pahandustesse ning lõpuks jättis ta kooli pooleli. Täiskasvanuna liitus ta USA mereväega, kuid pärast vaid mõnekuulist teenistust deserteerus ta. 1924 aastal üritas ta Mooresvillis toidupoodi röövida, kuid ta tabati, arreteeriti ja mõisteti mitmeks aastaks vanglasse. Ta vabastati tingimisi 1933 aastal ning olles kaasvangidel pangaröövi kohta õppinud, hakkas ta koos 4 teise mehega Ohio ja Indiana pankasid röövima. Nad suutsid vaid 4 kuu jooksul röövida 5 panka, olles tunnistajate sõnul alati hästi riides. Hiljem samal aastal vangistati ta uuesti, kuid 5 meest suutsid ta tema kongist vabastada pärast seda, kui nad olid kohalikus šerifi tapnud. Seejärel jätkasid nad röövimiste seeriat Wisconsinis ja Indianas, kuid nad tabati Tucsonis, Arizonas. Arvestades tema tausta, saadeti Dillinger Indiana osariigis asuvasse põgenemiskindlasse Crown Pointi vanglasse.
kuid seal kasutas ta tera ja puutükki, et varmistada võltsrelv, mille ta seejärel kingaviksiga mustaks värvis. Võltsrelv käes pääses ta vanglast välja ja väidetavalt laulis ta põgenedes. Seejärel varastas ta šerifi auto ja sõitis Chicagosse. Temast sai üks FBI enim tagaotsitavaid kurjategijaid, kuid samal ajal jätkasid tema ja ta kaasosalised pankade röövimist kõikjal, kuhu nad läksid. Pärast mõningaid nappe pääsemisi tegi ta plastilise operatsiooni, et oma välimust muuta. Kuid tagasi Chicagos olid tema ja ta tüdruksõber sõbrunenud ühe bordelli omaniku nimega Anna Sage'iga. Tema koos FBI ja Indiana politseiga seadis üles lõksu. Kolmekesi läksid nad Biographi teatrisse vaatama filmi Manhattani melodraama. Ja kui nad välja tulid, ootas FBI neid väljas. Ta üritas põgeneda, kuid puhkes tulevahetus ja tema elu lõppes, lõpetades tema pika kuritegeliku karjääri. Mõned inimesed usuvad, et ta pääses põgenema ja et kogemata tulistati teist meest, kuid tema sõrmejäljed tõestasid, et tegemist oli tõepoolest Dillingeriga. Kuid üks Dillingerit ümbritsev mõistatus on endiselt lahendamata. Ühe legendi kohaselt õnnestus Dillingeril 1934 aastal pärast tulevahetust FBI-ga põgeneda, kaasas kohver, milles oli $200,000 sularahas. Sel ajal varjasid tema ja ta kaasosalised end Wisconsinis Little Bohemia Lodge'is ning pärast tulevahetuses pääsemist liikus ta Little Bohemia Lodge'ist põhja poole, kus ta mattis kohvri koos sularahaga maha. Räägitakse, et ta ei saanudki seda enam kätte, sest kaotas oma elu vaid 3 kuud hiljem. Ja sellest ajast peale on aardeotsijad kohvri asukohta otsinud. Mõned inimesed usuvad ka, et ühe neist röövidest saadud saak on maetud kuskile Pierre Pierpondi talumaadel. Mõned usuvad, et saak leiti lõpuks üles ja sellest ei teatatud kunagi. Samas kui mõned kuulujutud väidavad, et see on kuskil metsas maetud ja ootab avastamist. Paljud inimesed, kes on Tšernobõli juhtumiga tuttavad, on šokeeritud, kui saavad teada, et 1986 aasta katastroof polnud esimene õnnetus selles jaamas. Kuid seda on kinnitanud KGB dokumendid, mis on pärast aastakümneid saladuses hoidmist nüüdseks avalikustatud. Hiljuti avalikustatud dokumendid pärinevad ajast palju enne katastroofi, juba aastast 1970, ning kokku on avalikkusele kättesaadavaks tehtud 190 erinevat dokumenti. Mõned nüüd avalikuks tulnud üksikasjad on pehmelt öeldes jahmatavad. Nüüd teame, et KGB ja Ukraina NSV ametnikud pidid tagama Tšernobõli tuumajaama ohutuse, kuid näib, et neil olid mõttes hoopis muud asjad. Nad olid palju rohkem huvitatud Ukraina rahvuslaste organisatsiooni esindajate, samuti Saksa ja Hiina agentide väljaselgitamisest. On ajaluusuti, et igaüks neist rühmadest oli välja mõelnud plaani Tšernobõli jaama hävitamiseks, kuigi selle kinnituseks pole leitud ühtegi tõendit. Kuid nad ei jätnud oma kohustusi täielikult unarusse. Nad pidid samuti kontrollima kõiki materjale, mis saadeti jaama, eriti neid, mida kasutati selle ehitamisel. Avaldatud dokumentide kohaselt leidsid nad korduvalt nende materjalidega probleeme ja teatasid neist puudustest, ning Kiievi võimud püüdsid neid parandada, kuid Moskva kõrgemad juhid otsustasid, et neid probleeme tuleks lihtsalt eirata. Tulemus oleks pidanud olema etteaimatav, kuid rohkem midagi ei tehtud. Selle tulemusena toimus tehases aastatel 1971–1981 koguni 8 erinevat õnnetust, millest osa olid tingitud tööveast, kuid enamik neist õnnetustest olid põhjustatud kehvadest ehitusmaterjalidest. 1984. Aastal 2 aastat enne katastroofilist õnnetust tegi KGB kõik endast oleneva, et oma muredele tähelepanu juhtida ja teatas, et Tšernobõli tehases oli õnnetus vaid aja küsimus, kuna nad olid tuvastanud probleeme reaktori südamikus. Kuid taas ei võetud neid tõsiselt ja nende plaanid jäid kurtidele kõrvadele. Tehast juhiti tulemuste saavutamise, mitte õigeid protseduure järgides. Ja selle tulemusena eirasid paljud operaatorid oma koolitusel õpitut, et saavutada tulemusi, mida peeti muljet avaldavateks. Näiteks otsustas üks tehase operaator püüda kala lähedal asuvast tiigist, mis oli teadaolevalt kiiritatud. Seejärel müüs ta kala piirkonnas elavatele inimestele. See oli uskumatult vastutustundetu ja KGB teatas sellest Moskvasse, kuid neid ignoreeriti. Plahvatusele järgnenud päevadel teatasid kohal olnud KGB liikmed, et õnnetus oli lavastatud selleks, et juhtida Nõukogude Liidu kodanike tähelepanu paljudelt teistelt probleemidelt, millega nad silmitsi seisid.
Neid väiteid uuriti, kuid need osutusid tõendamata ning valitsus otsustas, et tuumareaktor sulas läbi operaatori tehtud vigade tõttu. Selle asemel, et uurida võimalust, et põhjuseks olid kehvad ehitusmaterjalid. On mõnevõrra irooniline, et suur hulk kulda, mida pole kunagi avastatud, asub väidetavalt kusagil Arizona Superstitioni mägedes. Kadunud hollandlase kullakaevanduse legend sai alguse 1870 aastatel, kui kullakaevandaja nimega Jacob Waltz tegi jahmatava avalduse. Waltz oli väga kogenud kaevur ja tema tuttavate sõnul oli tal silmapaistev geoloogiaalane teadmine. Ta saabus Arizonasse 1860. aastatel, pärast mida hakkas ta 1870 aastatel mägedes kullasooneid otsima. Väidetavalt leidis ta tohutu kullasoone, mis oleksid temast teinud väga rikka mehe, kuid ta hoidis kulla asukohta hoolikalt varjatuna. Ühe versiooni kohaselt müüs ta kunagi USA rahapajale kulda väärtuses $250,000, kuigi mõned ajaloolased väidavad, et selle tegi tegelikult keegi teine mees, samas kui teised peavad seda lugu väljamõeldiseks. Olgu kuidas on, teatati, et Waltz käis sageli Phoenixis, sadulakotid ääreni täis kulda, mille ta oli oma erakaevandusest välja toonud. Inimesed küsisid temalt, kus ta selle leidis, kuid ta jäi alati kidakeelseks ja andis kaevanduse kohta valesid juhiseid. Nagu arvata võis, üritasid paljud inimesed teda jälitada iga kord, kui ta läks kaevandusest uut kullalasti tooma. Kuid ta oli kogenud looduses liikleja ja suutis nad hõlpsasti maha raputada, enne kui mägedest üle oma kaevanduse juurde jõudis. Kuna ta oli seda teed nii palju kordi läbinud, teadis ta täpselt, kuidas lahti saada kõigist, kes teda jälitasid. Waltz ostis lõpuks Phoenixi lähedale talu ja kui ta oli oma 80-ndates eluaastates, otsustas ta, et kaevandus tuleks peita. Mõnede allikate järgi reisis ta viimast korda kaevandusse ning saabudes kaevas selle sissepääsu lähedale 6 jala sügavuse augu. Seejärel kattis ta selle 2 raudpuu palgiga, mis omakorda kaeti mulla ja kividega. Ta väitis, et kaevanduse sissepääs oli nii hästi peidetud, et keegi võis sellest üle kõndida või autoga üle sõita, ilma et ta kunagi taipaks, et seisab kirjeldamatute rikkuste äärel. 1891 aastal hävitas üleujutus Waltzi kodutalu ja selle tagajärjel jäi ta kopsupõletikku. Hoolimata õe pingutustest teda ravida, suri ta lõpuks ning viis kaevanduse asukoha saladuse endaga hauda. Enne oma surma ütles ta, et kaevandusse jäi vähemalt $20 miljoni väärtuses kulda. Kuid ta jättis siiski vihje selle asukoha kohta. Ta ütles, et kaevanduse sissepääsust nägi ta sõjaväeteed, kuid lisas, et kaevandust ennast sellelt teelt näha ei olnud. Ta lisas, et kaevanduse rada ei ole sirgjooneline ja selle sissepääsu leidmiseks on mingi trikk. Edasised vihjed ütlevad, et see asub põhja suunas kulgevas kanjonis, et ta nägi kaevandusest Weaveri nõela ning et õige raja ääres on kuskil kaljusein. Aga paljud inimesed usuvad, et need vihjed olid tahtlikult eksitavad, sest Waltz ei soovinud kunagi, et kaevandus leitaks. Elanikel ei läinud kaua aega, et mõista, et meie planeedil polnud kunagi varem toimunud samaväärse ulatusega sündmust. Plaane tuli koha peal välja mõelda ja paljudel juhtudel ei teadnud keegi, kas need oleksid tõhusad, sest selliseid meetmeid polnud kunagi varem vaja olnud. Tänu olukorra tõsidusele hakkasid paljud inimesed piiblist vastuseid otsima ning tehti jahmatava vastus. Nimi Tšornobõl koosneb 2 sõnast. Tšerni, mis tähendab musta, ja bëll, mis inglise keeles tähendab ürti või vart. Piirkonnas kasvab rohkesti taime nimega must umbrohi ehk must koirohi ning just see nimi tekitas elevust teoloogide ja piiblitundjate seas, sest koirohtu mainitakse piibli prohveti kuulutustes. Kõnealune lõik pärineb ilmutusraamatu 8 peatüki 10 ja 11 salmist ning see kõlab järgmiselt. 3. ingel puhus pasunat ja taevast langes suur täht, mis põles nagu tõrvik jõgede kolmandiku ja veeallikate peale. Selle tähenimi on koirohi. 3. vetest muutus kibedaks ja paljud inimesed surid nende kibedaks muutunud vete tõttu. Märkimisväärselt püstitati katastroofi 25. aastapäeval Tšornobõli vanalinnas ausammas. See kujutab tegelast nimega 3. ingel, kes paigutati Tšornobõli koirohu tähe mälestuskompleksi sissepääsu juurde, trompethuulte juures, justkui valmistuks ta kuulutama lähenevat katastroofi. Kas see nimi valiti teadlikult prohvetlusega seostamiseks, pole teada, kuid see on pannud paljusid inimesi kartma seda, mida nad peavad maailma lõpu lähenemiseks.
Nad on samuti välja toonud, et prohvetnus mainib tähte, mis põned nagu tõrvik, mida nad seostavad reaktori tuuma põlemisega, mis alguses näis olevat kontrolli all, kuid siis äkitselt halvenes. Seejärel märgivad nad, et elektrijaama lähedal olev põhjavesi voolab väga pinna lähedal ja et lähedal asuv Dnepri jõgi on kogu Euroopa suurim pinnaveesüsteem. Katastroofi järel kardeti, et reaktor põleb läbi põhjaveekihi. Ja kui see oleks juhtunud, oleks kogu see vesi muutunud radioaktiivseks ja joogikülbmatuks, jättes miljonid inimesed ilma värske veeallikata. Kui Nõukogude Liit hakkas tuumaenergiat kasutusele võtma, usuti, et see aitab elavdada soikunud majandust ning elektrijaamu nimetati kogu NSV Liidus säravateks tähtedeks. Mõned inimesed usuvad, et see on tingitud sellest, et tuumareaktsioon reaktori südames on sarnane sellega, mis toimub tähe sees. Veelgi enam kui reaktori süda plahvatas, hinnatakse, et see põles umbes 8400 kraadi Fahrenheiti juures, mis ei ole palju madalam kui meie lähima tähe päikese temperatuur. Räägitakse, et 1715 aastal veeti aaret laeval nimega San Miguel ja see võib olla üks kõigi aegades suurimaid kadunud aardeid. Ja see ootab avastamist kusagil Florida ranniku lähedal Amelia saare juures. Sama aasta 31. juulil oli Hispaania Galeon teel Havannast Kuubalt Hispaaniasse koos veel 11 laevaga, mida tuntakse kui 1715 aasta hõbeflott. Kuid nad ei olnud oma teekonnal kaugele jõudnud, kui sattusid tohutusse tormi, mis põhjustas 11 laeva hukkumise. San Miguel sai samuti tõsiselt kahjustada ja ühe raporti kohaselt nähti seda viimati põhjasuunas St. Augustini mööda purjetamas. Kuid märgiti, et sellel polnud enam masti, mis jättis selle mere ja looduse meelevalla hooleks. Tormis hukkus koguni 900 meremeest ja kuna nii palju laevu läks korraga põhja, arvatakse, et selles piirkonnas on tohutul hulgal aardeid, mis tõttu tuntakse seda nüüd aarderanniku nime all. Tunnistajate sõnul ei jäänud San Migueli pardal keegi ellu ja seetõttu seilas see meeskonnata. Andmete kohaselt sõitis San Miguel laevastiku registrilaevana, mis tähendab, et tal oli luba vedada väga väärtuslikku lasti. On arvatud, et selle lasti hulgas oli ka kuninganna kaasavara. Tohutu kogus kulda ja hõbedat, samuti vääriskive, vürtse ja tubakat. Loomulikult on aarete leidmise väljavaade meelitanud rannikule palju õnneotsijaid, lootuses, et neil õnnestub see kätte saada. Kuid hoolimata inimeste parimatest pingutustest, läbi sajandite pole keegi suutnud seda leida, kuigi arvatakse, et mõned ekspeditsioonid on olnud sellele üsna lähedal. 2007. aastal avastas rühm sukeldujaid merepõhjast kahuri, mis arvatavasti kuulus San Miguelile. Kui avastusest teatati, hakkasid tuhanded inimesed selle aarde vastu huvi tundma, sest arvatakse, et see on väärt miljoneid dollareid ja paljud on sellest ajast saadik piirkonda reisinud lootuses rikkaks saada. Kuid aarde otsimine on lihtsam öelda kui teha. Piirkonna merepõhi on teadaolevalt raskesti läbitav ja kuna keegi ei tea täpselt, kus laev põhja läks, on otsimisala tohutu. 1975 aastal leiti Amelia saare lähedalt 22 kuldmünti ja hiljem avastati samas piirkonnas veel 11. Need aardeosad leiti pärast torme, mis tabasid rannikut ja tõenäoliselt tõstsid mündid üles liiva alt, kuhu need olid maetud. Ühel mehel polnud aga nii palju vaeva vaja näha, sest ta leidis 1989 aastal Little Talbot Islandi rannas jalutades 15 münti. Hiljem samal aastal leiti samalt rannalt veel 28 münti ning aastate jooksul väikseid tükke. Enamik meist on unistanud sellest, et komistame suure varanduse otsa, millest keegi ei teadnud ja mis muudaks meie elu igaveseks. Aga enamik meist teab, et see on vaid metsik fantaasia. Kuid üle maailma on tuhandeid professionaalseid aardekütte, kes otsivad kuulujuttude järgi kadunud või nii hästi peidetud aardeid, mida pole kunagi üles leitud. Üks selline varandus oli tuntud kui Yanganate aare ja see on olnud palju vaidlusi tekitav teema, kuna mõned inimesed kahtlevad selle olemasolus. Aarde saladus sai alguse 1530. aastatel, kui inkade keiser Atahualpa ja tema vend Huascar olid omavahel kodusõjas. Hispaania konkistador Francisco Pizarro nägi selles võimalust ning 1532. aastal tungis ta inkade impeeriumisse ja vangistas Atahualpa Cajamarcas.
Kaiser oli meeleheitel, et oma vabadust tagasi saada ning hakkas oma vangistajaga kauplema, pakkudes talle vabaduse eest suurt rikkust inkade kulla näol. Kokkulepe sõlmiti ja pärast keisri vabastamist andis ta kindral Rumaya Huile käsu hakata kogu inkade impeeriumist kulda kokku koguma. Tal õnnestus koguda koguni 750 tonni kulda ja ta saatis Pizarrole sõnumi, et varandus toimetatakse talle peagi kohale. Kuid Pizarro muutus kahtlustavaks, arvates, et see kõik on keerukas vandenõu Atahualpa päästmiseks ja enne kui kuld kohale jõudis, lasi ta keisri hukata. Pizarro teadmata oli kuld täiesti tõeline ja nüüd polnud kokkulepe enam võimalik. Rumaya Hui tahtis olla kindel, et kuld ei satuks Pizarro kätte ja otsustas selle tema eest peita. Ta reisis Ecuadori põhjaossa, mis on nüüd tuntud kui Yanganates, kuhu kuld peideti. Rumania Hui võeti lõpuks Pizarro meeste poolt vangi ja hoolimata julmast kohtlemisest keeldus ta aarde asukohta avaldamast. Ta suri lõpuks ilma, et oleks kunagi selle asukohta avaldanud. Tol ajal oli see piirkond täiesti asustamata ja ka tänapäeval julgevad sinna vähesed minna, sest mäemaastik on tuntud oma äärmise raskesti läbitavuse poolest. See piirkond asub vulkaanide avenue äärel ja seal sajab igal aastal tohutul hulgal vihma. Lisaks on see sageli kaetud tiheda udulooriga, mis võib seikleja kergesti kuristikku, jõkke või sohu kukutada. Sellegipoolest leiavad mõned aardekütid, et 750 tonni kulla leidmise võimalus on liiga ahvatlev, et seda eirata. Ja igal aastal suunduvad paljud mägedesse lootuses see üles leida. Öeldakse, et vähemalt 3 inimest teadsid aarde täpset asukohta. Aastaid hiljem, kui Jose Valverde abiellus Latacungast pärit naisega, avaldas naise isa talle purmakingiks kulla asukoha. Selle tulemusena elas Valverde oma elu väga rikka mehena ning enne surma kirjutas ta juhendi, mis tõlkes tähendab Valverde teekonda. Juhend anti Hispaania kuningale, kes saatis seejärel ekspeditsiooni mägedesse seda otsima, kuid seda ei suudetud leida ning üks mees kaotas soodes elu. Edasistest katsetest kulla leidmiseks pole leitud ühtegi ülestähendust, kuid 1850 aastal sattus botaanik Richard Spruce varjatud aardeloole, kui ta uuris Ecuadoris malaaria ravivõimalusi. Rohkem kui 3 aastakümmet hiljem väitis aardeotsija Barth Blake, et leidis selle varanduse, mis tema sõnul sisaldas kuldseid loomade, inimeste ja lillede kujusid. Ta kavatses aarde juurde tagasi minna, kuid New Yorki purjetades kadus ta salapäraselt ja teda ei nähtud enam kunagi. Nii ebatõenäoline kui see ka ei tundu, on Tšernobõli tuumajaama ümbruse keelutsoonist saanud turismiatraktsioon neile, kes julgevad sinna minna, kuigi paljud alad on endiselt keelatud ja külastajad peavad kogu aeg olema giidi saatel. Need, kes on seda piirkonda külastanud, kirjendavad õhkkonda kui kõhedat ja peaaegu kummituslikku. Peamiselt seetõttu, et Prõpjati linn ja ümbritsevad alad on aastakümneid tühjana seisnud. Kuid Tšernobõli tumedamate legendide kujunemisele pole kaasa aidanud ainult vaikus ja tühjus, sest paljud inimesed on aastate jooksul teatanud väga kummaliste asjade nägemisest. Üks tuntumaid juhtumeid puudutab olendit, keda on hakatud kutsuma Tšernobõli mustaks linnuks. Töötajad nägid seda hiiglaslikku tiivulist olendit vaid mõni päev enne plahvatust elektrijaamas. Näed kirjeldasid seda kui musta värvi, punaste hõõguvate silmadega ja inimkehaga olendit. Paljud inimesed, kes sellest kuulsid, on spekuleerinud, et see võib olla Mothman, sarnane olend, keda on üle maailma nähtud vahetult enne katastroofe, nagu sildade varingud ja suured maavärinad. Töötajad väitsid, et selle tiibade siruulatus oli vähemalt 6 meetrit ning järgnenud päevadel piinasid neid õudusunenäod ja ähvardavad telefonikõned tundmatutelt inimestelt. Nad lisasid, et päevadel enne katastroofi muutusid need unenäod ja kõned veelgi intensiivsemaks, kuid kadusid pärast seda, kui reaktori tuum plahvatas. Ühes teises sama hirmuäratavas juhtumis, mis leidis aset 1997 aastal, oli Buffalo ülikooli tuumateadlane Andrei Karsakov sõitnud Tšernobõli mõõtmisi tegema. Kuid see, mida ta seal leidis, jättis ta segadusse ja hirmunuks. Sellel hommikul tahtis ta jõuda jaama varakult ning umbes kell 7:30 suundus ta reaktori hoone poole. Ta oli just alustanud mõõtmistega, kui kuulis üllatusena kedagi appi hüüdmas, sest oli puhkenud tulekahju ja inimesed võitlesid selle ohjeldamisega. Hüüded olid vaevu kuuldavad, kuid ta kuulis neid mitu korda ja jooksis abi kutsuma.
ta teadis kuuldust inimestele, kes ta sisse lasid, kuid need ütlesid talle, et ta oli esimene inimene, kes viimase 3 aasta jooksul sinna piirkonda sisenes, et seal ei olnud mingit tulekahju ja et sel ajal ei saanud seal olla mitte kedagi teist. Pealegi peab igaüks, kes soovib sellesse piirkonda siseneda, kasutama paroolina oma peopesa jälge. Ja kui keegi oleks sisenenud ilma loata, oleks käivitunud häire. Seda kummalist juhtumit pole kunagi seletatud. Leda ja Luik on luuletus, mille kirjutas William Butler Yeats, kus ta jutustab kuulsa Kreeka müüdiloo. See lugu kujutab jumal Zeussi, kes muutus end luigeks, et läheneda ininnaisele nimega Leda. Lõpuks sünnitab Leda Zeussi lapse, Helena, keda mäletatakse Trooja langemise ja kuningas Agamemnoni kaudse hukutamise tõttu. See lugu on olnud sajandite jooksul inspiratsiooniks paljudele kunstnikele, sealhulgas Michelangelole, kuid tema kujutis sellest poeemist on jätkuvalt ühe lahendamata mõistatuse keskmes. Kõik algas siis, kui Ferrara hertsog Alfonso I kasutas võimalust 1512 aastal Roomat külastades, et vaadata Michelangelot, kui ta töötas Sixtuse kabeli lae kallal. See, mida ta nägi, lummas teda täielikult ja kõigi andmete kohaselt jättis see talle sügava mulje. Siis, aastal 1527 tungis keiser Karl V Rooma ja selle tulemusena peitus paavst Clemens VII Castel Sant'Angelosse, et vältida vangistamist või veel hullemat saatust. 2 aastat hiljem aitas paavst Clemens VII linna tagasi vallutada, pärast mida anti Michelangelole Firenze kindlustuste kindralkuberneri ja prokuraatori tiitel. See tähendas, et ta vastutas linna tiiglustamise eest, kuid tal oli selle kohta väga vähe teadmisi, mistõttu saadeti ta Ferrarasse, kus ta õppis kindlustamist ja kaitset Alfonso I. Kui tema ülesanne oli lõpetatud, valmistus Michelangelo lahkuma, kuid enne lahkumist tellis Alfonso temalt maali ja kunstnik nõustus meeleldi. Kui ta oli tagasi Firenzes, alustas ta linna kaitserajatistega tööd ning samal ajal töötas ka uue maali Leda ja Luik kallal. Me teame, et see on tõsi tänu Cornelis Bossi tehtud gravüürile, kes oli omal alal samuti meister. Huvitaval kombel kujutab gravüür Ledat samas poosis nagu Michelangelo teine teos, mille nimi on Öö, ning pole üllatav, et ta töötas nende 2 teose kallal samal ajal. Öeldakse, et ta kasutas maali esialgsete visandite jaoks modelli, ning see oli tegelikult mees, Antonio Mini, kelle jooned muudeti hiljem naiselikumaks, nagu oli tol ajal kunstnike seas tavaline praktika. 1530 aastal sai maal lõpuks valmis, kuid Alfonso saatis käskjala, kes ütles kunstnikule, et hertsog soovib teost enne selle vastuvõtmist ja kokkulepitud hinnamaksmist näha. See ärritas Michelangelot mõistetavalt ning olukorra tegi hullemaks käskjala kommentaar, et maal olevat vaid veidi naiselik. Selle tulemusena saatis Michelangelo käskjala minema ja tühistas tema ning Alfonso vahelise kokkuleppe, kes tõenäoliselt ei näinudki seda kunagi. Selleks ajaks töötas Antonio Mini Michelangelo õpipoisina ning talle anti ülesandeks maali eest hoolitseda. On arvatud, et maal anti tegelikult talle, kuna tal oli 2 õde, kes polnud veel abiellunud. Ja kui Mini oleks maali maha müünud, oleks saadud raha tema rahalisele olukorrale väga vajalikku leevendust toonud. Mini lahkus Firenzest maal käes 1531 aastal ja suundus Prantsusmaale. Siit alates jäävad maali edasise saatuse üksikasjad mõnevõrra häguseks. Ühe versiooni kohaselt ostis Prantsusmaa kuningas selle Mini käest ja seda hoiti Fontainebleau palees. Kuid seda pole kunagi kinnitatud ja tänaseni on maali saatus teadmata. Tehti jõupingutusi selle teose koopia taastamiseks, mille lõi Rosso Fiorentino ja mis asub tänaseni Rahvusgaleriis. Aastate jooksul on ajaloolased püüdnud seda üles leida, kuid tulutult, sest keegi pole kindel, millal see täpselt kaduma läks ning selle asukoht on endiselt üks kunstimaailma kõige segadust tekitavamaid mõistatusi. Tšernobõli katastroofile järgnesid tõsised tagajärjed ning paljud neist ilmesid alles aastaid hiljem. Nad spekuleerisid vähijuhtumite arvu suurenemise üle, inimeste üle, kes kannatavad kiiritushaiguse all ning selle mõju üle lähedal asuvatele piirkondadele, nagu Pripjati linn. Samuti oli teada, et ka kaugemal asuvad riigid saavad mingil moel mõjutatud, kuid Venemaal asuva Novozhihhovi linna elanikud pidid arvama, et nad on väljaspool ohtu, kuna linn asub plahvatuse kohast enam kui 100 miili kaugusel.
Vaid mõni päev pärast õnnetust harjutasid paljud Novožihovi elanikud pilvise ilmaga 1. mai paraadiks. Äkitselt hakkas vihma kallama ja osalejad tormasid varju otsima. See tundus nagu iga teinegi äkiline vihmasadu, kuid nad ei võinud teada, et see paduvihm oli palju ohtlikum. Järgmisel päeval pidas Sergei Sisov, õpetajakoolituskolledži professor, loengut teemal, kuidas tuvastada ja reageerida vaenlase tuuma- või keemiarünnakule. See võib meile tunduda kummaline, kuid tol ajal pidi seda õppima igaüks Nõukogude Liidus. Selleks, et seda õppida, tuli tema õpilastele õpetada, kuidas lugeda sõjaväelise tasemega Geigeri loendurit, mis mõõdab atmosfääris ioniseerivat kiirgust. Sisov ootas, et lülitad masina sisse ja saab tavalised taustkiirguse näidud, kuid ta eksis rängalt. Oma üllatuseks hüppas loenduri näit tasemetele, millest ta oli lugenud vaid tuumarünnaku õpikutes, ja ta sai kohe aru, et midagi on valesti. Ta otsustas võtta ühendust kohaliku tsiviilkaitse peakorteriga, et teatada oma vastusest, kuid nemad keeldusid teda uskumast, väites, et sellised näidud pole võimalikud. Sel ajal oli Novožilov endiselt vanamoodne linn, mille elanikud olid enamasti talunikud, kes elasid puumajades ja sõltusid ellujäämiseks maast. Nii poleks olnud aimugi, et Tšernobõli tuumareaktor oli avariis kannatada saanud mitte ainult sellepärast, et nad elasid 100 miili kaugusel, vaid ka seetõttu, et Nõukogude valitsus polnud seda veel tunnistanud. Novonobozivkovis ja seda ümbritsevas piirkonnas elab umbes 200 000 inimest ning avastati, et kogu piirkonda mõjutas kuni 5 mikrosiivertit tunnis, kuigi see number on nüüdseks langenud 2 mikrosiiverdini tunnis. Sellegipoolest muudab iga näit üle 0,6 mikrosiiverti tunnis piirkonna inimestele elamiskõlbmatuks ning on hinnatud, et mitmed sellised alad jäävad asustamatuks vähemalt aastani 2176. Novožihovi elanikud sattusid tol päeval vihma kätte ega võinud teada, et neid kasteti radioaktiivse veega. Ja kuigi esialgseid mõjusid oli väga vähe, hakkasid murettekitavad märgid ilmnema alles aastate pärast. Lapsed sündisid kummaliste kõrvalekalletega, näiteks alaarenenud kõrvadega, mille tõttu pidid nad läbima mitu operatsiooni. Sel ajal elas piirkonnas umbes 1000 inimest, kuid kõik pidid katastroofi järel evakueeruma ning kogu linn lammutati, et keegi ei üritaks oma kodudesse tagasi pöörduda. Alguses otsustati, et ka Novožilov evakueeritakse ning selle 40 000 elanikku teavitati sellest. Kuid plaan tühistati lõpuks, kui inimesed, kes keeldusid oma kodudest lahkumast, alustasid proteste. Nimi Fabergé on disaini osas synonüümiks kvaliteedile ja rikkusele. Igaüks, kellel on Peeter Caru Fabergé asutatud Fabergé juveelimaja valmistatud ehe, teab, et see on väga hinnatud ja tõenäoliselt väärt palju raha. Mõned Fabergé kõige silmapaistvamad teosed on kuulsad vääriskividega kaunistatud lihavõttemunad, mis pärinevad 1800. aastate lõpust. Neid kingiti sageli Vene tsaaride poolt, näiteks tsaar Aleksander III poolt. Üks tema hinnatumaid mune, mis sisandas kuldset kana, kes istus kuldsel õlel, kingiti tema naisele 1885 aastal. See sisandab ka väikest teemantidest keiserliku krooni koopiat ja rubiinripatsit ning kui tema naine selle sai, olevat olnud ülimalt rõõmus. Selle tulemusena määrati Fabergé erimäärusega tsaari ametlikuks kullassepaks ning igal aastal telliti temalt veel selliseid teemakohaseid juveelmunasid. Igaühes neist oli ainulaadne üllatus sees ja lõpuks oli tsaar kogunud kokku 52 muna, mis oleks olnud terve varanduse väärt. Kuid see varandus varastati peagi, kui bolševikud, keda juhtis Vladimir Lenin, võtsid 1917 aastal oktoobrirevolutsiooni ajal Venemaal võimu üle. Peaaegu kohe konfiskeeriti tsaari kuldehted ja muud varandused ning need paigutati Kremlis asuvasse relvakambrisse. Õnneks otsustas Lenin neid esemeid mitte hävitada ega ümber sulatada, kuid 1927 aastal otsustas Jossif Stalin varandused maha müüa, kuna tal oli raha vaja. Esemed müüdi enamasti ükshaaval ning need ostsid kollektsionäärid üle kogu maailma. Aastate jooksul levis varandus laiali ning Fabergé munade asukoht jäi mõneks ajaks saladuseks. Kui mõned munad kaunistasid rikaste kollektsionääride kodusid, siis teisi leiti müügilt pandimajadest, kus nende hind oli vaid murdosa nende tegelikust väärtusest.
Üks Ameerika mees sai ootamatult rikkaks, kui ta avastas, et muna, mille ta oli ostnud $14,000 eest, oli tegelikult väärt 33 miljonit. Ta paljastas, et oli selle leidnud väikesest nurgapoest. Hämmastaval kombel oli ta plaaninud muna lahti võtta vana metalliks ning seda oli kasutatud köögi tasapinna kaunistusena. Kuid enne sellest loobumist märkas ta muna sees oleva kella peal olevat graveeringut ja avastas, et see on palju rohkem väärt, kui ta selle eest maksis. Ükshaaval leiti munad üles ja toimetati tagasi oma õigesse kohta. Kuid 6 neist on tänaseni endiselt kadunud. Munade ülesleidmise ülesannet teeb veelgi raskemaks asjaolu, et aastate jooksul on tehtud ka kõrgekvaliteedilisi koopiaid. Ja mitmel korral on inimesed pidanud pettuma, kui nad on avastanud, et maksid $1000 muna eest, mis osutus sisuliselt väärtusetuks. Nende seas, mida pole veel leitud, on safiirist ripatsiga kana, vankriga keerub, necessaire-muna, helelilla muna, Taani kuninglik muna ja 1909 aasta Aleksander III mälestusmuna. Nende munade otsingud jätkuvad endiselt ning loodetakse, et aja jooksul leitakse ka ülejäänud kadunud munad, kui neid pole juba hävitatud või lahti võetud. Kohe pärast Tšernobõli katastroofi sai teadlased aru, et reaktor ei saa jääda sellesse seisundisse ning lõpuks otsustati see katta betoonist ja terasest ehitatud kestaga. Seda konstruktsiooni hakati kutsuma sarkofaagiks ning pole kahtlustki, et see aitas peatada kiirguse levikut. Kuna see ehitati kiirustades, oli selles palju vigu ning lõpuks hakkas vesi sisse imbuma, mis põhjustas kaitsekesta korrosiooni. Kardeti, et see võib lõpuks kokku variseda, mille tagajärjel tekiks jaamas veelgi ohtlikum kiiritatud praht ning seetõttu otsustati see hoolikalt lahti võtta. Esialgse sarkofaagi ehitas koguni 600 000 inimest, kelle ülesandeks oli tagada, et koha peal olev 220 tonni radioaktiivset materjali oleks korralikult kaetud. Selle ehitamiseks kasutati üle 14 miljoni kuupjala betooni ja 16 miljonit naela terast. Kui see oli paigaldatud, puuriti kilbi külgedele augud, et tuuma saaks väljastpoolt jälgida. Vaatlejad olid kiirguse eest kaitstud tänu filtritele, mis paigaldati nendesse aukudesse, kuid see oli alati mõeldud ajutise turvameetmena. Struktuuri ehitamine aldas 2 kuud pärast katastroofi ja selle valmimine võttis aega 7 kuud. Kahjuks jätsid töötajad, kelle ülesandeks oli kaitsekilbi paigaldamine, hoone liitekohad ja laeavad tihendamata. Ja just nendest kohtadest hakkas vesi sisse imbuma. Paigaldamise käigus said 31 inimest surmava kiirgusdoosi ja kaotasid lõpuks oma elu. 2 aastat hiljem avalikustas Nõukogude valitsus, et sarkofaag oli kavandatud kestma vaid umbes 20 aastat ning selle asemele tuleb paigaldada uus konstruktsioon. 1991. Aastal lakkas Nõukogude Liit olemast ning Ukraina valitsus kuulutas välja rahvusvahelise konkursi, et leida parim uus konstruktsiooni lahendus. 2004 aastal teatati, et kasutusele võetakse Briti disainerite projekt, kuna see sisaldas liukkaart, mida sai minimaalse pingutusega paigaldada. See hoiaks töötajaid liigse kiirguse eest ning vana konstruktsioon ja reaktor oleksid täielikult kaetud. 2 Prantsuse ehitusettevõtet, ühiselt tuntud kui Novarka, võitsid lepingu kestakonstruktsiooni ehitamiseks, mida nimetati uueks ohutuskaitsekonstruktsiooniks. See ehitati peaaegu 300 meetri kaugusel reaktorist pärast seda, kui osa toodi kohale Itaaliast. Ja kui see valmis sai, kaalus see umbes 32 000 tonni. Selle kõige käigus avastati, et algse sarkofaagi katus oli varisemisohus ning selle püsimiseks lisati tellingud. 2014 aastaks paigutati uue kesta karkass oma kohale, pärast mida alustati ülejäänud kesta ehitamist ning projekt viidi lõpule 2016 aastal ja kest paigaldati sama aasta novembris. Põhja-Iisraelis asub järv, mida tuntakse Galilea järvena, samuti Tiberiase järvena. Seda järve mainitakse piiblis mitmel korral, eriti siis, kui Jeesus kogus oma esimesed jüngrid, kui ta kõndis vee peal, kui ta toitis 5000 inimest vaid 2 leiva ja 5 kalaga ning kui ta rahustas järvel tormi. See viimane sündmus on kuulsa kunstniku Rembrandt van Rijni maalil Torm Galilea järvel.
see maaliti 1633 aastal ja on ainus teadaolev meremaal, mille Rembrandt van Rijn kunagi lõi, mis teeb selle erakordselt väärtuslikuks. See kujutab väikest puupaati, mis on tormi kätte jäänud. Järvel on alus selgelt ohus, kuna selle purjed on rebenenud ja võrreldes tohutute lainetega, mida see ületab, tunduks see peaaegu tühisena. Paadil olevat 14 meremeest võib näha palvetamas, olles selgelt meeleheitel, et jõuda maale või kuidagi päästetud saada, kuigi see tundub väga ebatõenäoline. Seetõttu on nende nägudel meeleheitlikud ilmed, sest nad seisavad silmitsi peaaegu kindla hukuga. Mõned meremehed üritavad meeleheitlikult paati juhtida, kuid tulutult, samal ajal kui teised püüavad äratada Jeesust, kes magab tüürile lähedal. 4 meest püüavad purjesid mingisse korda seada, kuid ulguva tuule tõttu on see võimatu ülesanne. Arvatakse, et üks meremeestest, kes hoiab köiest kinni, pidi kujutama kunstniku ennast, kuigi seda pole kunagi lõplikult tõestatud. See on kahtlemata üks Rembrandti suurimaid teoseid, kuid samas ka suure mõistatuse keskmes. 1990 aastal toimus Isabella Stewart Gardneri muuseumis, kus maali hoiti Julge vargus. Selle aasta 18. märtsil varastasid 2 meest, kes olid end politseinikeks maskeerinud, hoonest 13 maali, mille koguväärtus oli umbes $500 miljonit. Näed pääsesid muuseumisse, öeldes valves olnud turvamehele, et ta arreteeritakse seoses kehtiva vahistamismäärusega. Tekkinud segaduses pandi ta käeraudadesse ja kui teine turvamees asja uurima tuli, pandi ka tema käeraudadesse. Siis sai nad aru, et olid tegelikult muuseumi röövima tulnud ja suundusid ruumi, mida tuntakse Hollandi saalina. Õnneks, kui nad üritasid Rembrandti autoportreed varastada, leidsid nad, et see on liiga raske ja kohmakas ning otsustasid selle maha jätta. Teised maalid lõigati kiiresti raamide seest välja enne põgenemist ning vargaid ei tavatudki kunagi. Järgnenud uurimise käigus pakkus FBI $5 miljoni suurust preemiat igaühele, kes annaks neile teavet, mis viiks maalide taastamiseni, kuid need on tänaseni kadunud. 1986. Aasta mais pärast Tšernobõli katastroofi avaldatud uudiste kohaselt kiirgusest ei saanud mõjutatud ainult Pripjati linn ja selle naaberasulad, sest leiti, et teatud Euroopa piirkondades esines tavapärasest kõrgem kiirgustase. Vaid nädal pärast plahvatust teatasid kõik Mandri-Euroopa riigid kõrgemast kiirguse tasemest. Iberia poolsaarel valmistuti sarnasteks näitudeks, kuid lõpuks selgus, et see jäi mõjutamata. Tol ajal oli kogu maailm ärevil, sest sellist katastroofi polnud meie ajaloos kunagi varem juhtunud ning oli suur ebakindlus selle suhtes, kui palju riike võib mõjutada. Peameeles, et esimene märk probleemist tuli Rootsis saadud näitudest, mis asub enam kui 1500 kilomeetri kaugusel jaamast, samal ajal kui Nõukogude valitsus püüdis katastroofi ülejäänud maailma eest varjata. Kui tõde lõpuks avalikuks tuli, hakkasid teadlased Kiievi kohal tuult jälgima ja avastasid, et see muutus pidevalt mitte ainult suuna, vaid ka tugevuse poolest. See tegi võimatuks kohe hinnata, kui palju kiirgust üle Euroopa levib ning põhjustas palju ebakindlust. Poolat ja Skandinaaviat mõjutas edelatuul, mis puhus plahvatuse järel, kuid peagi muutus see idatuuleks. Ja selle tulemusena teatati siis kõrgematest kiirgusnäitudest Kreekas, Edela-Saksamaal ja tollases Jugoslaavias. Prantsusmaa teatas, et seal täheldati atmosfääris radioaktiivsuse tõusu, samal ajal kui Holland otsustas oma tuumaenergiale üleminekuplaanid edasi lükata pärast seda, kui seal avastati tavapärasest kõrgemad näidud. Poola, Ida-Saksamaa ja Rootsi hakkasid samuti muret tundma ning mõnes piirkonnas kästi farmeritel oma kariloomad esimestel nädalatel siseruumides hoida, kartes, et need võivad vabanenud kiirgusest mõjutatud saada. Elanikel soovitati mitte juua kogutud vihmavett ning hoiduda metsaseente ja köögiviljade söömisest, kuna polnud veel teada, kui tugevalt need olid mõjutatud. Poola oli Ida-Euroopa riikidest kõige rohkem mõjutatud ning kui paanika hakkas levima, hakkasid elanikud ostma joodi ja saastumata toitu. On teada, et jood aitab ennetada kiirgusega saastumist. Kuid Lääne-Saksamaal hakkas valitsus inimesi hoiatama, et nad võtaksid jooditablette mõõdukalt, sest paanika tõttu olid mitmed inimesed neid liiga palju võtnud, mis põhjustas joodimürgistuse. Valitsus hakkas piirama värske piima tarnet riigi kõige rohkem mõjutatud piirkondadest.
kuna kiirguse mõju polnud veel kindlaks tehtud, kuulusid nende piirkondade hulka muu hulgas Baieri ja Hessen. Lääne-Berliinis teatati, et jooditablette polnud enam varuks, kuna inimesed tormasid tagama endale piisava varu. Bukarestis hoiatati kodanikke, et nad veenduksid joogivee joogikõlbulikkuses enne selle tarbimist ja Belgradis soovitati inimestel võimalusel siseruumides püsida või veeta õues võimalikult vähe aega. Rumeenia teatas atmosfääri kiirguse taseme järsust tõusust, samal ajal kui Luksemburgis, Belgias ja Hollandis soovitati kodanikel veenduda, et nende köögiviljad oleksid enne tarbimist korralikult pestud. Itaalias keelati inimestel salatilehtede ostmine ja müümine ning paljud Euroopa impordikaubad keelustati koheselt. Kui arheoloogid avastavad mõne saladuse, ei lähe tavaliselt kaua aega, enne kui teadlased, eksperdid ja ajaloolased saavad teada, milleks see ese kasutusel oli või kes selle valmistas. Kuid sama ei saa öelda kummalise eseme kohta, mis avastati 2024 aastal Inglismaal Norfolki maakonnas. Üks selle eseme kummalisemaid omadusi on selle suurus. Selle läbimõõt on vaid 0,8 tolli ja kõrgus 0,4 tolli, mistõttu oleks seda olnud kaevamisel lihtne märkamata jätta. Aga õnneks nii ei läinud. Seda kaunistab kunstiline hobusekujutis ning nende sõnul, kes seda uurinud on, valmis see kellegi käe all, kellel olid silmapaistvad oskused metallitöös, eriti hõbeda puhul, sest sellel olevate keerukate mustrite valmistamine oleks olnud väga raske. Aga ajaloolased on jäänud selle kasutusotstarbe osas nõutuks. On pakutud, et see on ehe, kuid sellel puuduvad kinnitus või haageosad, mida sellistel esemetel tavaliselt leidub. Seda on kirjeldatud kui väikest kortsuspudelikorki, kuigi see mahuks vaevu inimese sõrmeotsale. Üks ajaloolane ütles, et teda üllatas detailide rohkus eseme juures, mis näis olevat otstarbeta. Ta kirjendas selle kallal tehtud tööd kui hoolt, mida näitab keegi, kes valmistab piiblit või kuninglikule perekonnale mõeldud ehteid. Ta on samuti oletanud, et käsitööline, kes selle eseme valmistas, oli tõenäoliselt osav ka teistes valdkondades. Ta võis töötada oluliste tekstide ja dokumentidega, mida kaunistati vedela kullaga, mis valmistati kullapulbrist ja segati elavhõbedaga. Ta jõudis sellele järeldusele pärast artefaktide külgedel olevate mustrite analüüsimist ning need olid väga sarnased samal ajaperioodil loodud illumineeritud käsikirjadega. Täiendavate uuringute käigus suutsid eksperdid dateerida eseme 8. või varajasse 9. sajandisse. Kasutatud kaunistuste tõttu arvatakse, et sellel oli mingisugune religioosne tähendus, kuid see jääb siiski vaid oletuseks. Kui see on tõepoolest ehe, oleks see kuulunud mõnele tähtsale isikule, sest hõbedast ja kullast esemeid kandsid vaid võimupositsioonil olevad või oma kogukonna staatuse tõttu jõukad inimesed. Veel üks hämmastav aspekt on see, kuidas see ese oleks saanud kinnitada ketti, rõivaste või mõne suurema eseme külge. Sellel ei ole ühtegi kinnitust haaki ega rõngast, kust kett läbi saaks minna. Ning alates selle avastamisest on tehtud palju oletusi, kuid selle otstarve on endiselt teadmata. Kui Tšernobõli tuumaelektrijaamas sai katastroofipäeval selgeks, et midagi on valesti, kästi tol ajal töötanud personalil võtta doosimeetri näite, et kindlaks teha, kui palju kiirgust ümbritsevasse atmosfääri eraldub. Esialgsed näidud olid 3,6 röntgenit, kuid siis avastati, et need konkreetsed doosimeetrid näitasid maksimaalselt seda arvu ning peagi sai selgeks, et nendele näitudele ei saa loota. Hiljem avastati, et tegelik näit oli ligi 20 000 röntgenit tunnis, mis on peaaegu kujuteldamatu kogus. Igaüks, kes puutub kokku 500 röntgeniga, kaotab kindlasti elu, nagu näitab paljude inimeste saatus, kes surid meeleheitlikult võideldes selle nimel, et tuumajaam taas kontrolli alla saada, mis osutus aga lootusetuks ettevõtmiseks. Plahvatuse tõttu paiskus tuumajaamast välja tohutul hulgal radioaktiivset materjali. Üle 400 korra rohkem kui Hiroshimale ja Nagasakile heidetud aatomipommidest kokku vabanes. Lisaks sisaldas Tšernobõli plahvatus pikaealisemaid radioaktiivseid isotoope nagu tseesium 137 ja jood 131, mis põhjustavad ümbritsevate alade pikaajalist saastumist ja terviseprobleeme. Need olid vaid 2 enam kui 100 radioaktiivsest elemendist, mis sel päeval atmosfääri paisati. Aga õnneks on enamik neist elementidest lühiealised ja seetõttu palju vähem ohtlikud.
Võrdluseks, Hiroshimale visatud aatomipommi plahvatus mõjutas umbes 8 miili raadiuses ala pommi kukkumiskohast. Samas kui Tšernobõli plahvatus mõjutas umbes 100 000 miili läbimõõduga ala ümber elektrijaama. Mis puudutab selle kiirguse vabanemise bioloogilisi mõjusid, mida mõõdetakse siivertites tunnis, siis need arvud on jahmatavad. Reaktori tuuma vahetusläheduses vabanes 300 siivertit tunnis. Kogu keha kiiritus vaid 8 siiverdiga tunnis, mis on 37 korda vähem, on inimestele mõne nädala jooksul surmav. Ringluspumba alale kukkunud rusuhunnik eraldas kuni 100 siivertit tunnis ning elektrolüsaatorite lähedal eraldus 500 kuni 100 siivertit tunnis. Kohe pärast plahvatust hinnatakse, et teatud piirkondades Prõpjatis oli kiirgustase kuni 300 siivertit tunnis ning arvestades, et linna elanikud evakueeriti alles päevad hiljem, viis see paljude inimeste elu kaotamiseni. 2009 aastal läbi viidud uuring näitas, et jaama jahutustornid eraldasid sisemuses endiselt kuni 1,5 mikrosiivertit tunnis. Samas kui tornide tagakülg oli radioaktiivsem ja eraldas rohkem kiirgust, eraldades üle 12 mikrosiiverti tunnis. 4. reaktorit, seda plokki, kus toimus reaktori südamiku sulamine, ümbritsevad teed annavad endiselt näitu 2,6 mikrosiivertit tunnis. Aga üks kõige ohtlikumaid esemeid, mis Tšernobõli metsas endiselt olemas on metallist haarats, mida kasutati koristustööde ajal. See on endiselt äärmiselt radioaktiivne ja on leitud, et see kiirgab umbes 336 mikrosiivertit tunnis aastakümneid pärast õnnetust. Üks kõige murettekitavamaid fakte selle haaratsi kohta on see, et see on jäetud metsa maha ning mitmed inimesed, kes on metsa külastanud, kas seaduslikult või ebaseaduslikult, on sellele sattunud ilma igasuguse hoiatuseta. Tšernobõli katastroofi tegeliku mõju ulatust ümbritsevale alale ja mõnele Euroopa osale on raske mõista. Peamiselt seetõttu, et suur osa lekkiva kiirguse põhjustatud kahjustustest hakkas avalduma alles kaua pärast plahvatust. Mitmed inimesed kaotasid elu, kui nad võitlesid jaamas tulekahjuga ja osalesid koristustöödel, mis võtsid väga kaua aega. Kuid vabanenud kiirgus polnud sugugi lokaalne ning pikaajalised mõjud Prõpjati elanikele, teistele naaberlinnadele ja isegi nii kaugetele riikidele nagu Rootsi said selgeks alles aastate pärast. Esimese 2 katastroofile järgnenud aastakümne jooksul arvutas rahvusvaheline 100 teadlasest koosnev meeskond, et umbes 2000 inimest kaotas elu otsese tagajärjena. Ja sellele järgnenud kümnendil langes see arv drastiliselt umbes 50-ni. Tšernobõli foorumi avaldatud aruande kohaselt puutus plahvatusele järgnenud esimese 24 tunni jooksul kuni 1000 kohapealset reaktoritöötajat ja päästetöötajat kokku tohutute kiirgustoosidega. Ja sellele järgnenud 12 kuu jooksul puutus veel 200 000 inimest kiirgusega kokku. Selle tulemusena on aastate jooksul teatatud enam kui 4000 kilpnäärmevähi juhtumist. Kuigi tuleb märkida, et mõjutatud isikute seas jäi ellu 99% patsientidest. Mehi ja naisi, kes riskisid oma eluga, et muuta piirkond võimalikult ohutuks, tuleks tõepoolest pidada kangelasteks. Kuid muret tekitab veelgi see, et tuhanded inimesed elavad endiselt piirkondades, mis said õnnetuse tagajärjel saastatud. Ukraina ja Venemaa olid mõistetavalt katastroofi vahetusjärel kõige rohkem mõjutatud. Kuid ka Valgevenet peetakse tugevalt radioaktiivselt saastatuks. Ja hinnanguliselt elab selles riigis umbes 5 miljonit inimest piirkondades, mida võib pidada riskantseteks. Vähemalt 100 000 elanikku elab piirkondades, mis on liigitatud range kontrolli all olevateks. Kuid on viidatud, et see klassifikatsioon võib olla aegunud ja neid arve tuleks uuendada. Enamik inimesi sai suhteliselt madalaid kogu keha kiirgustoose. Ja mitmete uuringute kohaselt pole leitud tõendeid, et sellel oleks olnud mõju viljakusele või et see oleks põhjustanud kaasa sündinud väärarengute kasvu. Kui Nõukogude Liit lõpuks tunnistas õnnetuse tegelikku ulatust, evakueeriti kõige rohkem kannatada saanud aladelt üle 116 000 inimese ning järgnevatel nädalatel sunniti veel 230 000 inimest lahkuma vähem mõjutatud piirkondadest. Kuid selleks ajaks oli kiirgus juba hakanud oma mõju avaldama. Ümberasustamine osutus väga traumeerivaks neile, kes olid sunnitud oma kodudest lahkuma.
ja tänu müütidele selle kohta, mis juhtub nendega, kes jäävad saastatud aladele, hakkasid mõned inimesed kannatama halvava fatalismi all. See tähendab, et nad tunnevad, et nende olukorra parandamiseks ei saa suurt midagi teha, kuna neid on ekslikult pandud uskuma, et nende saatus on juba otsustatud. Selle meeleseisundi sümptomiteks on ambitsioonide puudumine ja ebatavaliselt suur apaatia. Katastroofi psühholoogilised mõjud selle all kannatanud inimestele on ilmsed, kuid nad on pidanud tegelema ka võimalike tulevaste terviseprobleemidega, nagu katarakt ja südame-veresoonkonna haigused. Mõned kõige segadust tekitavamad mõistatused, mis jätkuvalt ajaloo-uurijaid hämmastavad, on esemed, mis on välja kaevatud ja mis näivad olevat täiesti arusaamatud. Mõnel juhul nimetatakse neid ajast ja kohast väljas olevateks artefaktideks, kuid teistel juhtudel hämmastab ajaloolasi see, et need esemed on jäänud tuhandete aastate jooksul vaatamata kõigele väga hästi säilinuks. Üks selline ese on Gudjani mõõk, mille vanuseks on hinnatud umbes 2500 aastat. See avastati siis, kui arheoloogide meeskond töötas Hiinas Sendi jõe ääres. Väljakaevamiste eesmärk oli välja kaevata rida hauakambreid, mis olid avastatud. Kuid selle töö käigus sattusid nad 2000 muu eseme seas kõige ootamatuma leiuni, mis samuti eemandati ja säilitati. Kuid Gudjani mõõk oli neist kaugelt kõige muljetavaldavam. See leiti koos kellegi säilmetega, kelle kirst oli tugevalt veekahjustusi saanud. Kirst oli maa sees olnud üle 1000 aasta ja seetõttu pidasid nad tähelepanuväärseks, et mõõk oli nii heas seisukorras. Arvatakse, et tänu mõõga suurepärasele käsitööle, sealhulgas selle peaaegu veekindlale tupile, oli tera kaitstud maa-aluse vee eest, mis kahjustas kirstu, ning teiste looduslike tegurite eest. Tera pikkus on 22 tolli ja sellel on käepide, mille pikkus on 3,3 tolli. Kui see tupest välja võeti, oli tera praktiliselt täiuslik ja paljude allikate sõnul piisavalt terav, et lõigata läbi 20 paberilehe. Tera ise on valmistatud peamiselt vasest, kuid selles leiti ka väikestes kogustes tina. Kaitse on kaunistatud türkiisi ja siniste kristallidega ning kui mõõka dateeriti, selgus, et see oli valmistatud ajavahemikus 771 kuni 403 e-kristunsa, mis muutis selle seisukorra veelgi erakordsemaks. Lähemal uurimisel avastasid eksperdid, et tera peal oli 8 märki ning nad asusid tööle, et välja selgitada, mida need sümbolid tähendavad. 6 neist märkidest selgitasid, et mõõk oli valmistatud Jua kuninga jaoks ning see oli mõeldud tema isiklikuks kasutamiseks. Aga see viis järgmise mõistatuse juurde. Perioodil, mil mõõk valmistati, valitses Jua nime all tuntud piirkonda koguni 9 erinevat inimest. Ainus võimalus oli uurida kirstu, milles see avastati, ning selle inimese säilmeid, kelle juures see leiti. Pärast seda selgus, et tera kuulus Gudjale, keda tuntakse Jue kuningana aastatel 496-465 e.Kristusa. Ta oli tuntud kui hea kuningas, kes ei seadnud end oma kõrge positsiooni tõttu teistest kõrgemale. Ta oli tuntud ka selle poolest, et suutis raskel ajal edasi liikuda, süües sageli tavaliste inimeste toitu, selle asemel, et nautida luksust, kui rahvas vaevles ellujäämise nimel. Erinevalt paljudest teistest valitsejatest ajaloos. On arvatud, et mõõk valmistati Gudjale tema alandlikkuse ja selle auks, et ta jäi oma seisusest hoolimata rahvale lähedaseks. Kahjuks tekkis mõõk ka Singapuris näitusele laenates sellele mõra, kui üks töötaja püüdis seda vitriinist eemaldada. Sellest ajast alates on see jäänud Hiinasse ja tõenäoliselt ei laenata seda enam kunagi välja. 79-aastase Shi Huaxue kadumine on vaid üks paljudest 2025 aasta lahendamata kadumisjuhtumitest. Tema perekond on korduvalt pöördunud avalikkuse poole palvega anda teada, kui kellelgi on infot tema viimaste liikumiste või praeguse asukoha kohta, kuid tänaseni pole leitud ühtegi täiendavat vihjet, mis viitaks sellele, mis temaga juhtus. 2025 aasta detsembris tuvastati, et Xue põeb dementsust, mistõttu hoolitsesid tema eest abikaasa ja poeg, kui nad elasid Great Neckis, New Yorgis. Kõnealusel päeval lahkus ta majast, mis asub Oakley tänaval, umbes kell 3 pärastlõunal. Võib-olla läks ta jalutama, kuid ta ei tulnud tagasi. Tema perekond hakkas tema ohutuse pärast muretsema, kuid kui nad ei suutnud teda leida ega temaga ühendust saada, pöördusid nad samal õhtul politsei poole ja esitasid kadunud isiku teate.
Nad selgitasid, et Shu räägib vaid vähesel määral inglise keelt ja tema seisundi tõttu võib tal olla raskusi tee leidmisega koju. Kahjuks ei olnud võimalik Shu asukohta tema mobiiltelefoni abil kindlaks teha, sest ta jättis selle koju, kui ta päeval lahkus. Lisaks ei olnud kasu ka tema tossudesse paigutatud asukohamärgist, sest ta ei pannud neid jalanõusid jalga enne kodust lahkumist. Tuleb märkida, et see ei ole esimene kord, kui Shu on kodust ära eksinud, kuid see on esimene kord, kui ta ei võtnud endaga kaasa mingit jälgimisseadet ning arvatakse, et ta lihtsalt unustas seda teha. Viimastel aegadel on ta kodust eemal olnud kõige kauem 12 tundi ning sellel korral suutis ta iseseisvalt tee tagasi leida ilma igasuguse abita. On tõsine mure, et Shu võis kodust eemal olles segadusse sattuda või desorienteeruda ning ta võib praegu üritada teed tagasi leida. Kuna ta räägib peamiselt mandariini keelt, võib tal teistega suhtlemisel raskusi tekkida. Tema perekond on samuti väljendanud hirmu, et ta võib olla meditsiinilises hädaolukorras ning lisanud, et kui talle abi pakutakse, võib ta sellest keelduda. Avalikkusele suunatud pöördumises ütlesid nad, et ta kõnnib tavaliselt kiirel sammul ja teda võib sageli näha endamisi rääkimas, mis võib aidata tema tuvastamisel. Võimud on palunud Great Necki piirkonna elanikel kontrollida oma turvasüsteeme juhuks, kui Shu on seal nähtud. Kui selline salvestis saadakse, võib see aidata kindlaks teha tema viimased liikumised. Uurijad lisasid, et ta võib proovida omal käel Queensi, täpsemalt Bayside'i piirkonda minna, kuid sealt piirkonnast pole tema kohta teateid saadud. Ja samal ajal on Nassau maakonna politseiosakond palunud kõigil, kellel on teavet Shu asukoha kohta, võtta nendega ühendust numbril 516 573 73 47 70. 9-aastane Michael J. Small on olnud kadunud Abingtonist Virginiast alates 2025 aasta märtsist ning politsei on tema heaolu pärast üha enam mures, kuna tema kohta pole kadumise järel kuude jooksul ühtegi märki leitud. 2022 aastal kolis Michael Green Acresi hooldekodusse Abingtonis pärast seda, kui tal diagnoositi dementsus. Seals enda vajaliku hoolduse ja on seal olnud viimased 3 aastat. Kuid tema kadumise ajal otsustas perekond ta teise asutusse viia. Kuid enne kui nad seda teha jõudsid, teatati neile, et ta ei ole enam seal ning asutuse töötajatel polnud aimugi, kust alustada. On arvatud, et ta võib püüda jõuda Põhja-Carolinas asuvasse Charlotte'i. Seal ta elas enne asutusse sattumist ning oma diagnoosi tõttu võis ta eksida ja ei suuda nüüd enam teed tagasi leida. Arvestades tema vanust ja tervislikku seisundit, peetakse Michaelit ohus olevaks, kuna ta ei pruugi ilma oma pere ja hooldajateta enda eest hoolitseda. Seetõttu on ülioluline, et ta leitaks võimalikult kiiresti, et ta saaks turvaliselt tagasi toodud. Tänu hiljem politsei poolt saadud turvakaamera salvestistele on teada, et Michael lahkus Green Acresist üksi ja jalgsi 24. märtsil 2025. Salvestis näitab, et ta lahkus sel päeval umbes kell 16:00 ning üks pealtnägija teatas, et nägi teda samas piirkonnas Michaeli apteegi juures umbes kell 18:30 õhtul. Kui küsiti, miks ta võiks proovida Charlottesse reisida, ütles tema perekond, et tema õde elab selles piirkonnas. Ta oli varem rääkinud sinna reisimisest ja muutus nii kinnisideks oma õe taasnägemisest, et tal oli kombeks alati tema aadress taskus kaasas kanda, kuhu iganes ta läks. Pärast tema kadunuks kuulutamist korraldati otsingud ja selles osalesid Abingtoni politseijaoskond, Washingtoni maakonna Virginia Sheriffi büroo, Virginia osariigi politsei, Abingtoni tuletõrje ning Virginia sotsiaalteenuste osakond ja mitmed teised. Michaeli tütar Carrie ütles uudisteväljaandele, et tema perekond oli samuti korraldanud oma otsinguid Bristoli piirkonnas, kus nad rääkisid kohalike kodutute inimestega lootuses, et keegi on teda näinud. Ta lisas, et Michael oli harjunud pikki matku ja jalutuskäite tegema, nii et ta võis olla jõudnud juba kaugemale, enne kui keegi märkas, et ta üldse kadunud on. Tema perekonnal on nüüd otsitavad piirkonnad otsa saanud ja nad paluvad, et kui kellelgi on ettepanekuid, kus nad võiksid veel otsida, siis palun andke sellest teada. Carrie selgitas, et Green Acresi elanikud võivad vabalt tulla ja minna, kuidas soovivad, ning lisas, et alati, kui Michael oli varem omapäi jalutama läinud, oli töötaja suutnud ta üsna kiiresti üles leida ja tagasi asutusse tuua. Vahepeal on asutus võtnud perega ühendust, et vabandada tema kadumise pärast ning omanik on otsustanud pakkuda $1000 suurust preemiat kõigile, kes annavad teavet, mis viib Michaeli leidmiseni. On teada, et Michaelil esineb lühikesi selguse hetki ning kardetakse, et ta võidi ühe sellise hetke ajal mõne autojuhi poolt peale võtta.
kui teil on teavet tema asukoha kohta, palutakse teil võtta ühendust Washingtoni maakonna dispetšeriga numbril 2766 766 277. kui keegi kaob loodusesse, tuleb ta leida võimalikult kiiresti, eriti kui tal pole piisavalt varustust ja toitu, et pikemat aega välitingimustes vastu pidada. Seetõttu on 59-aastase Robert Weaveri perekond meeleheitel ja ootab igasugust vihjet tema võimaliku asukoha kohta ning võimud on seda meelt jaganud, öeldes, et neil on tema ohutuse pärast tõsine mure. Robert on rahvuspargiteenistuse töötaja, seega on tal palju kogemusi looduses viibimisega. Kuid asjaolu, et ta pole sõprade ega perega ühendust võtnud, on neile palju ärevust põhjustanud, sest tema järsk kadumine ei ole talle omane. On teada, et 24. juunil 2025 viibis Robert Dorishani lahe avalikus kasutuses olevas majakeses, mis asub Skylace'i järve lähedal. Ta ei olnud tööl ja oli otsustanud veeta oma vaba päeva majakeses. Tema ema ütles hiljem uurijatele, et Robert helistas talle ja kurtis, et ta ei naudi oma aega majakeses. Ta mainis, et otsib tõenäoliselt mõne teise koha, kust matkata ja ütles, et liigub ilmselt Ülem-Kenai jõe piirkonda. Niipea kui teatati tema kadumisest pärast seda, kui ta ei ilmunud oma vahetusele, alustati otsinguid koeraüksuste droonide, helikopterite, parvede ja paatide abil. Kuid alguses ei leitud Robertist ühtegi jälge. Siis, 28. juunil leidsid otsijad lõpuks oma esimese vihje. Roberti seljakott avastati Ülem-Kenai jõe piirkonnas pärast seda, kui see jäi palkide kuhja vahele kinni. See viitab sellele, et ta viis oma plaani leida uus telkimiskoht ellu. Tema auto leiti 1. juulil, kuid sõiduki läbiotsimisel ei leidnud uurijad midagi kasulikku. Seejärel viidi otsingud läbi Ülem-Kenai jõe piirkonnas, kuid taastulutult. Kuigi uurijad on väljendanud arvamust, et ta võib endiselt selles piirkonnas olla, lõpetati otsingud ametlikult 24. juunil, kuid võimud on teatanud, et tulevikus korraldatakse veel otsinguid. Neid viivad läbi rahvuspargiteenistus ja Alaska osariigi pargid koos Alaska osariigi politsei abiga. Roberti ema on sellest ajast alates alustanud GoFundMe kampaaniat, kuna Roberti isiklikud asjad ja sõiduk tuleb koju tagasi tuua. Pingutus, mis tema ema sõnul läheb neile palju maksma. Tänaseks on kampaania kogunud veidi üle $2000. Ta lisas, et on kirjutanud presidendile ja oma osariigi senaatorile Jerry Moranile, et paluda saata professionaalsed sukeldujad piirkondadesse, kus Robert võib olla, kuid ta pole vastust saanud. Kui teil või kellelgi teie tuttavatest on teavet Roberti juhtumi kohta, palutakse teil võtta ühendust Kenai rahvusliku looduskaitseala peakorteriga numbril 907 262 7021. 63-aastane Freddie Van Valkenburg kadus 2025 aasta teises pooles, kuid tema juhtum on endiselt lahendamata, kuna tema perekond, sõbrad ja võimud ei ole suutnud teda leida. Ja nad on palunud avalikkuse abi, lootuses, et tema juhtum lahendatakse. Selle aasta novembris elas Freddie Port Charlotte'is, Floridas ja teda nähti viimati lahkumas oma majast, mis asub Bear Avenue'l. Ta pidi tööle naasma 2. detsembril, kuid ta ei teinud seda. Pärast seda, kui Freddie perekonda teavitati tema puudumisest, võttis tema ema ühendust politseiga, et esitada kadunud isiku kohta avaldus. Ja sellest ajast alates on võimud teinud kõik endast oleneva, et teda leida, kuid väga vähese eduga. Kummanisel kombel ei teatanud tema naine tema kadumisest, kuigi ta ei tulnud koju nagu plaanitud ning tema tervise pärast on tõsiseid muresid, sest Robert peab iga päev insuliini võtma. Arvatakse, et selleks ajaks on tal insuliin otsa saanud, seega on väga oluline, et ta leitaks, et ta saaks vajaliku ravimi kätte. Võimud on öelnud, et mõned Roberti juhtumi asjaolud tunduvad väga arusaamatud ning tema poeg Dylan on lisanud, et tema isa kadumine on tema jaoks kahtlane ja temale ebatüüpiline. Pärast kadumisest teatamist otsis politsei läbi Freddie ja tema naise maja ning sealt leiti tema rahakott, auto ja võtmed koos mobiiltelefoniga. Pole teada, miks ta lahkuks kodust ilma nende asjadeta, eriti ilma telefonita, sest tavaliselt hoidis ta oma perega ühendust. Kui ta oleks telefoni kaasa võtnud, oleks seda võib-olla saanud tema liikumise jälgimiseks kasutada, kuid see pole võimalik. Võimud viisid läbi mitu otsingut veteranide pargi piirkonnas Edgewateri lähedal, kuid isegi otsingukoerte abil ei leitud ühtegi vihjet.
Tuleb märkida, et pärast Fredi kadumist leiti paari kodust märkus, kuid politsei on keendunud avaldamast, mis sinna kirjutatud oli või kas ta üldse oli selle autor. Kui teda viimati nähti, kõndis ta oma maja lähedal Bear Avenue'l, kuid tema edasised liikumised on siiani teadmata. Dylan oli üllatunud, kui sai kõne kohalikust šerifi büroost, kus talle teatati, et tema isa on selleks ajaks juba 3 päeva kadunud olnud. Tema onu Randy oli see, kes lõpuks esitas kadunud isiku kohta avalduse ja siiani pole teada, miks Fredi naine seda ei teinud, kui mees koju ei tulnud. Kuigi tema kadumine tundub perele kahtlane, on politsei öelnud, et nad ei kahtlusta Fredi juhtumis kuritegelikku tegevust ega usu, et sellega on seotud mingi kriminaalne element. Kõigil, kes on Fredit näinud või kellel on tema juhtumi kohta teavet, palutakse võtta ühendust Charlotte'i maakonna šerifi bürooga numbril 941 639 2101. 69-aastane Adeb Edi Rohana on hästi tuntud Chenango, New Yorgi osariigi Vestali kogukonnas. Oma kadumise ajal oli ta selles piirkonnas elanud 3 aastakümmet ning tema ettevõte, kasutatud autode müügisalong nimega Cars R Us, oli piirkonnas tegutsenud juba 20 aastat. Seetõttu on tema äkiline ja seletamatu kadumine kogukonda šokeerinud, kuid hoolimata nende ja uurijate parimatest pingutustest ei ole teda siiani leitud. Politsei on nüüd palunud kõigil, kellel on tema juhtumi kohta teavet, sellest teada anda, et Adebi 5 lapsel oleks lõpuks võimalik leida mõned vastused, mida nad otsivad. Viimati nähti Adebi 11. jaanuaril 2025 paiku keskpäeval, kui ta viibis oma automüügisalongis, mis asub Upper Front Streetil. Tema perekond muutus murelikuks, kui ta sel päeval koju ei tulnud. Ja kui nad polnud temast ka 14 jaanuariks midagi kuulnud, otsustasid nad pöörduda politsei poole ning esitada kadunud isiku teate. Üks esimesi samme uurimises oli tema telefoni andmete kontrollimine ning üllatuslikult avastati, et Adebi telefoni andmeid uuendati kell 18:00 tema kadumise päeval, kui see asus autokeskuse läheduses. Vaid mõni minut hiljem lülitati see välja ja pärast seda pole seda enam sisse lülitatud. Pärast seda, kui Adebi perekond pöördus emotsionaalselt avalikkuse poole, saadi mõned vihjed ja neid kontrolliti, kuid ükski neist ei viinud Adebi leidmiseni. Detektiivid on läbi uurinud kõik kättesaadavad andmed, et kokku panna kadunud mehe liikumised pärast seda, kui ta lahkus autokauplusest. Kuid ühtegi kasulikku turvakaamera salvestist pole leitud ning endiselt pole teada, kas ta lahkus omal soovil või oli ta kuriteo ohver. Uurijad on kindlad, et keegi Vestali kogukonnas teab, mis Adebiga juhtus, kuid nad pole endast märku andnud, mistõttu on uurimine jäänud seisma, kuna rohkem vihjeid pole leitud. Et julgustada kõiki, kellel on kasulikku teavet sellest teada andma, on tema perekond pakkunud $20 000 suurust preemiat kõigile, kes aitavad politseil Adebi üles leida. Kuid hoolimata sellest suurest preemiast pole keegi sellist teavet jaganud. Kõik, kes on näinud Adebit või saavad aidata politseil teda leida, peaksid võtma ühendust Broomi maakonna šerifi büroo vihjeliiniga numbril 607 8196. On tõsine mure. 36-aastase Erik Thomas Putnami heaolu pärast, kes on kadunud alates 4. aprillist 2025. Uurijad on avaldanud tema juhtumi kohta nii palju üksikasju kui võimalik ning mõned neist üksikasjadest on väga murettekitavad. Erik on pärit Otsalast Floridas ning kui ta kaduma läks, töötas ta Marion Pneumatics and Hydraulics ettevõttes, mis asub Magnolia Avenue'l. Teda nähti seal oma vahetuse ajal tema kadumise päeval ning ükski tema töökaaslane pole teda sellest ajast peale näinud ega temast kuulnud. Eriku juhtumi kohta on väga vähe üksikasja teada, kuid on teada, et tema turvalisuse pärast on tõsiseid muresid tänu mõnedele vihjetele, mis on leitud pärast seda, kui ta jäljetud kadus. 7. juulil, 3 kuud pärast tema kadumist, sai tema ema Rebecca Sanchez kõne kelleltki, kes oli tema autot märganud, kuid see info tekitas ainult veelgi rohkem muret Eriku turvalisuse pärast. Nad teavitasid teda, et tema auto oli põletatud enne, kui see avastati aadressil 1224 East Anderson Street Orlandos ning see oli ära pukseeritud enne, kui uurijad jõudsid sündmuskohta läbi vaadata. On oletatud, et keegi süütas sõiduki, et hävitada võimalikud tõendid, kuid see on vaid teooria, sest täiendavaid kuriteomärke pole leitud.
tema perekond on pöördunud Marioni maakonna elanike poole, paludes kõigil, kellel on aimu, mis temaga tol päeval juhtus, võtta viivitamatult ühendust politseiga. Piirkond, kus tema auto leiti, uuriti vihjete leidmiseks, kuid midagi kasulikku ei leitud. Keegi polnud tulekahju põhjust näinud. Seega jäi teadmata, kas see oli tahtlikult tehtud või oli autol lihtsalt elektririke, mis põhjustas selle süttimise. Samuti ei ole teada, kas Erik oli tulekahju puhkemise ajal kohal. Kas ta lahkus piirkonnast jalgsi või sõidukiga või kas ta viidi teadmata põhjustel tema tahte vastaselt minema. Kõik, kes teavad, miks Eeriku auto põletati või soovivad teatada tema nägemisest, peaksid võtma ühendust Marioni maakonna šerifi bürooga numbril 352 732 8181. 27-aastase Tina Nareska jaoks ei ole ebatavaline aeg-ajalt oma perekodust Lawrencevillis, Georgias lahkuda, kuid ta on alati 1 või 2 päeva pärast tagasi tulnud. Tema perekonna sõnul on Tina kadumine 1. mail 2025 neile suurt muret valmistanud, sest sellest ajast peale pole neil õnnestunud temaga ühendust saada. Tema kasuõde Natifa Charles ütles pressikonverentsil, et tema ja ülejäänud Tina perekond ootasid, et ta naaseb kas samal või järgmisel päeval, kuid ta ei tulludki tagasi ning nad on tema ohutuse pärast üha enam mures. Ta lahkus majast 1. mai pärastlõunal ning märgati, et tal oli kaasas mõned isiklikud asjad. Ta ei öelnud, kuhu ta läheb või mis tal plaanis oli, jättes uurijatele keerulise ülesande välja selgitada, kas ta otsustas omal soovil kodust eemale jääda või juhtus temaga midagi halba. Tema sõbrad ja perekond on korduvalt rõhutanud, et ta ei jätaks kunagi oma 2 last maha ning nad leiavad, et tema pikaajaline kadumine ei ole talle omane. Pärast kadunud isiku juhtumi avamist uurisid uurijad hoolikalt Tina pangakontot ja telefonikõnede andmeid, kuid kummalgi pole olnud mingit aktiivsust alates päevast, mil ta kadus. Seejärel uurisid nad tema sotsiaalmeediakontosid vihjete leidmiseks, kuid ei leidnud midagi ning ka neid pole sellest päevast saadik kasutatud. On teada, et ta liikus jalgsi Graysoni maanteele, kuna turvakaamerad jäädvustasid, kuidas ta selles piirkonnas oma telefoni raha eest pandimajja viis. See on jätnud palju küsimusi vastuseta. Näiteks, miks tal oli raha vaja ja kas ta kavatses piirkonnast lahkuda ning mitte kunagi tagasi tulla, ilma et oleks oma lähedastele sellest teada andnud. Kui perele sellest tehingust teatati, ütlesid nad, et Tina oli varem rääkinud Houstoni kolimisest ning uurijad on teinud koostööd Lawrencevilli piirkonna politseinikega juhuks, kui Tinat seal märgatakse. Kuigi see teave näib viitavat, et ta lahkus omal soovil, ei ole Tina perekond endiselt veendunud. Kuigi ta on ka varem lahkunud, võttis ta nendel kordadel alati oma lapsed kaasa ning pere kardab, et ta võib olla langenud kuriteo ohvriks. Kummalisel kombel ei teatanud tema perekond tema kadumisest kohe. Alles pärast seda, kui ta oli kokku 4 päeva kadunud olnud, otsustas tema kooselupartner võimudega ühendust võtta ning ta pole selgitanud, miks ta nii kaua ootas, enne kui tegutses. Kuid uurijad on öelnud, et see ei ole tingimata tõend, et midagi kuritahtlikku toimus, sest iga kadumisjuhtum on erinev. Lawrencevilli ja Houstoni elanikke on palutud Tina suhtes tähelepanelik olla ning teatada, kui teda nähakse. Kui tead, kus Tina asub või sul on mingit teavet, mis võiks tema juhtumi lahendamisele kaasa aidata, palutakse sul võtta ühendust Lawrencevilli politseiosakonnaga numbril 770 670 5057, viidates juhtumi numbrile 25 50 090. 26-aastane Ashley Moore on endiselt kadunud, hoolimata tema perekonna ja uurijate parimatest pingutustest teda üles leida. 2025 aasta septembris elas Ashley Hartwellis Ohios. Viimati nähti teda seal 10. septembri paiku ning pärast seda on tema pere ja sõbrad muutunud tema heaolu pärast üha murelikumaks, kuna ta lõpetas nendega suhtlemise. Nad pole avalikustanud, miks nad seda usuvad, kuid tema pere ütles uurijatele, et Ashley võis olla plaaninud sõita Las Vegasesse, kuigi nad ei öelnud, kas ta kavatses sinna jääda alaliselt või oli sellel mõni muu põhjus. Kui ta ei tulnud plaanipäraselt koju tagasi, võttis tema pere ühendust kõigi inimestega, kellega Ashley oli teadaolevalt aega veetnud, juhuks või keegi neist oleks teda näinud või teadnud tema plaanidest. Kuid nad olid sama šokeeritud kui pere, kui said teada, et ta on kadunud. Sellest ajast alates on kõik katsed Ashleyga ühendust saada ebaõnnestunud ning on arvatud, et tema telefon on kas välja lülitatud või selle aku on tühjaks saanud.
see tähendab, et tema telefoni ei saa tema asukoha jälgimiseks kasutada, mis valmistab uurijatele ja tema lähedastele palju pettumust. Nad lisasid, et ta võib sõita Nissan Sentraga, millele on paigaldatud ajutised numbrimärgid. Nagu sageli kadunud isikute juhtumite puhul, ütlesid tema lähedased, et Ashley ei jää kunagi nii kauaks ühendustest eemale nagu seekord ning nad on mures, et temaga võis midagi juhtuda, kui ta reisis Las Vegasesse. Endiselt pole teada, kas ta reisis üksi või kellegagi koos ning pärast tema kadumisest teatamist pole keegi teatanud, et oleks teda näinud. Viimane inimene, kes Ashleyga rääkis, oli tema vanaema, kes sai temaga ühendust septembris, kuid pole avaldanud, millest nad rääkisid. Tema lähedased on teinud mitmeid üleskutseid oma sotsiaalmeediakontodel, lootuses, et keegi annab infot tema asukoha kohta, kuid tänaseni pole sellist teavet saadud. Nad on sellest ajast alates koostanud flyeri, mis kirjeldab tema kadumisega seotud asjaolusid ning see on postitatud mitmele erinevale sotsiaalmeediaplatvormile koos üleskutsega kõigile, kes on teda näinud, võtta ühendust politseiga. 4 kuud pärast Ashley juhtumi avamist jätkavad uurijad vihjete otsimist selle kohta, kuhu ta võis minna ning nad on lubanud kontrollida kõiki saadud juhtlõngu, et tema perekond saaks lõpuks vastused. Kui sina või keegi su tuttavatest märkab Ashleyt, palutakse sul võtta ühendust Cincinnati politseiosakonnaga numbril 513 569 8600. On tähelepanuväärne, kui paljud inimesed kaotavad igal aastal oma elu mõttetu vägivalla tõttu, milles neil endil polnud mingit osa. Jesse juhtuski 26-aastase Cole Lapowskiga, kui ta kaotas oma elu 29. juunil 2025 ja tema ründajat ei ole siiani tuvastatud. Ohio osariigi Toledo politsei teatas, et kõnealusel ööl kutsuti nad Lincolnshire Boulevardi aadressile, kus üks tunnistaja teatas, et keegi oli tulistanud tulirelvast ja vigastanud selle käigus süütud pealtvaatajat. Kui uurijad sündmuskohale jõudsid, leidsid nad Cole'i maas lamamas ning tuvastati, et ta oli saanud 1 lasu pähe. Pärast sündmuskohale esmaabi andmist toimetati Cole kiiresti piirkonna haiglasse, kus arstid tegid kõik endast oleneva tema elu päästmiseks, kuid kahjuks olid nende pingutused asjatud ja Cole suri. Hiljem selgus, et Cole ja tema kihlatu olid teel koju pärast seda, kui nad olid käinud piirkonna Taco Belli restoranis. Sõites mööda kõnealusest elukohast, tulistas keegi teadmata põhjustel tulirelvast ja Cole sai tabamuse. Võimud teatasid seejärel, et aadressil, mis oli Airbnb kaudu üüritud majutuskoht, toimus seltskonnapidu ning nad usuvad, et 2 või enam osaleja vahel puhkes tüli. Tüli muutus vägivaldseks ja tulistati mitu lasku, mille tagajärjel Cole sai haavata. Naaber teatas, et enne peo algust koputas tema uksele naine, kes andis teada, et korrandab samal päeval naabruskonnas peo. Ta lisas, et mõne tunni jooksul oli kohale tulnud kuni 150 inimest ning tänaval liikumine muutus võimatuks, kuna pidu oli laienenud ka teele. Oli selge, et peol osalejad olid palju alkoholi tarbinud, sest politsei tuli hiljem tagasi, et koguda üles mitu mahajäetud mobiiltelefoni. Uurijaid teavitati hiljem, et haiglasse oli saabunud ka teine mees pärast seda, kui teda oli löödud ning selgus, et ka tema sai peol vigastada. Tõenäoliselt sama ründaja poolt, kuid ta paranes täielikult. Kuna vahejuhtumi ajal oli kohal nii palju inimesi, pidi keegi peol nägema, kes relvast tulistas, kuid keegi pole välja astunud. Kas nad kaitsevad süüdlast või kardavad kättemaksu? Rohkem teavet pole saadud ning politsei on palunud kõigil, kes tol ööl peol viibisid või kellel on ründaja kohta infot, endast märku anda, et Cole'i juhtumis saaks õiglus jalule seatud. Pärast rünnakut esitasid Cole'i vanemad Airbnb omaniku Jennifer Wolfi vastu surma põhjustamise tõttu tsiviilhagi. Nad väitsid, et ta ei rakendanud piisavat hoolsust peo korraldamisel ning et ta oli kaudselt vastutav Cole'i elu kaotuse eest. Nad väitsid, et Wolf ei jälginud peo suurust, mis toimus vaid mõne maja kaugusel Cole'i kodust. Lisaks väitsid nad, et ta ei taganud peokülaliste ja ümbritseva kogukonna turvalisust ning usuvad, et neil on õigus $25 miljoni suurusele hüvitisele ja veel $10 miljoni suurusele karistuslikule kahjutasule. Kui tead, kes vastutab Cole'i elu lõpetamise eest või saad politseile tema juhtumi kohta kasulikku teavet anda, palutakse sul võtta ühendust Crime Stoppersiga numbril 419 255 1111 numbril 419 255 1111.
ebatavaaline juhtum hakkas Philadelphias arenema. 2025 aasta detsembris, kui puksiirautojuhti rünnati tööülesannete täitmise ajal. Juhtum lõppes sellega, et juht kaotas elu, kuid järgnenud kuu jooksul muutus asi veelgi keerulisemaks tänu 2 sarnasele rünnakule, mis aset leidsid. 2025 aasta 22. detsembril töötas 20-aastane David Garcia Morales ettevõttes 448 Towing and Recovery ettevõttes ja ta juhtis üht firma valgetest puksiirautodest. Põhjusel, mis pole teada, lähenes keegi puksiirautole ja tulistas, tabades Davidit ning võttes temalt elu. Kui uurijad sündmuskohale jõudsid, leidsid nad Davidi oma puksiirautost veel elusana. Ta viidi haiglasse, kus teda raviti, kuid 26. detsembril suri ta saadud vigastustesse. Samal ajal hakkas politsei tema sõiduki ümbrusest tõendeid otsima ning leidis turvakaamera salvestise tumesinisest Jeep Grand Cherokee'st, mida juhtis ründaja. Pilt avaldati avalikkusele ning märgiti, et sõidukil olid kahjustused katuseluugil ja tagumisel aknal. 3 nädalat hiljem toimus veel üks rünnak 25-aastase Aaron Whitfieldi vastu, kes töötas samas puksiirifirmas. Tema ja tema tüdruksõber istusid tema veoautos Bustletoni ja Northi tänava nurgal, kui keegi ründas neid tulirelvaga. Valvkaamera salvestis näitas, kuidas hall sedaan lähenes veoautole, enne kui keegi autos sees võttis välja tulirelva ja tulistas inimeste pihta. Sõidukid paistsid seejärel kiiresti lahkuvat ning uurijad arvavad, et tegemist oli planeeritud ja koordineeritud rünnakuga. Kõnealune auto leiti lõpuks üles ja uuriti vihjete leidmiseks. Loodetakse, et ründajad jätsid maha oma DNA või sõrmejäljed, mis võiks aidata nende tuvastamisel ja tabamisel. Kahjuks Aaron ei jäänud rünnakus ellu, kuid tema tüdruksõber, kes sai jalale vigastada, viidi kiiresti haiglasse ning eeldatavasti paraneb ta täielikult. Kuna nii lülikese aja jooksul toimus 2 sarnast rünnakut, uurib politsei, kas need 2 juhtumit on omavahel seotud. Samuti uuritakse 3. juhtumit 2025 aasta 23. novembrist, kus rünnati 26-aastast Aaron Smith Simsi. Sel ajal töötas Aaron puksiirautojuhtide teavitajana. See tähendab, et tema ülesandeks oli teavitada piirkonna puksiirautojuhte toimunud õnnetustest, et nad saaksid kiiresti sündmuskohale abi pakkuma minna. Pärast Aaroni rünnakut viidi ta haiglasse ja mõnda aega loodeti, et ta jääb ellu, kuid ta suri 4. jaanuaril 2026. Kõik 3 nende juhtumite ohvrit töötasid samas puksiirifirmas. Ja kuna rünnakud nende vastu olid nii sarnased, on pakutud, et keegi, kellel on selle ettevõtte vastu viha, viib rünnakuid läbi, kuid seda pole veel tõestatud. Politsei on samuti oletanud, et see võib olla osa piirkonnas käimasolevast võitlusest territooriumi pärast. Varem on Philadelphias puksiirfirmad omavahel tülitsenud selle üle, milliseid piirkondi peaks iga ettevõte katma. Ja mõnel juhul on need vaidlused muutunud vägivaldseks. Siiani pole ükski tunnistaja välja astunud ja hoolimata leitud turvakaamera salvestisest pole ühtegi kahtlusalust tuvastatud. Kõigil, kellel on teavet nende rünnakute kohta, palutakse anda vihje helistades numbril 215 686 8477. Suur tänu, et vaatasite. Kui see video teile meeldis, siis kindlasti vajutage meeldimisnuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie uute videodega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.